Sa vaatad YouTube'i kanalit Kruusimäe kuulutab. Jupp aega on möödas, mil viimati kohtusime ning nagu näha, kevad käes, hoopis teisest vaatenurgast Kruusimäe kuulutab tänases saates siis olulisemad asjad. Filipp Kirkorov tuleb Tallinna või ei tule Tallinna. Okupatsiooni ülistavad ja põlistavad sümbolid, on nad siis keelatud või on lihtsalt alla neelatud. Natukene välismaa seadusest ja loomulikult sellest, mis on plaan paremaks teha. Sa vaatad, Kruusimäe kuulutab. Ja nüüd muž babuški, no nii djeduška. Loomulikult õige vastus on Filipp Kirkorov. Tuletan meelde, et 25. märtsil leinapäeval sai küsitud Eesti kultuuriministrilt Tiit Terikult, et kas Eesti Vabariigil on olemas mingi võimekus, et mitte lasta Filipp Kirkorovit siia Tallinnasse esinema. Siis põrgatas ta viisakalt selle palli Tallinna linnale, öeldes, et sotsiaaldemokraatide abilinnapea Kaarel Oja muidu võib-olla isegi keelaks, aga talle ei ole juriidilist alust või siis talle ei ole niinimetatud nimekirja. Välisminister Eva ja mida iganes oli, ütles, et ei hakka nemad mitte mingit nimekirja koostama. Kultuuriminister nemad ei hakka ka. Ei üllata Keskerakond ju. Loomulikult nad ei hakka mingit nimekirja tegema. Ja küsimus, et mille alusel ei ole vaja. Lihtsalt neid ei tohigi siia sisse lasta, siia Eestisse. Ja mitte mingisugust tähtsust ei oma see, et näiteks Filipp Kirkorovil on siis Bulgaaria kodakondsus. Või mis hambapastaga ta hambaid peseb. Või mis posti aadressile tal ajalehed käivad. Kui ta on ikkagi otseselt huiloo lähikondlane ja ta läheb sanktsioonide alla, siis ta läheb ka kultuurilistele sanktsioonide alla. Seega, kui nimekirjaga hakkama ei saa, siis lihtsalt Schengeni viisa ära võtta ja ei lase üldse riiki sisse. Nii lihtne see lahendus on, aga me saame näha, kuidas seda ping-pongi mängitakse. Ütlen veel, et üks oluline komponent on see, kus ta esineb. Minu teada on selleks kohaks Tondiraba jäähall. Ja minu teada Tondiraba jäähallis Filipp Kirkorov ei esine. Aga ajakirjanduses sa näed, et debatid selle üle käivad. Sest muidu poliitikud lahendavad liiga kiirelt olukorrad, aga meie ajakirjandus, see peab saama enda töö tehtud. Sellepärast nad teevadki selliseid lugusid, mis ei ole nii ausad ja otsekohesed, nagu on Kruusimäe kuulutab, kes räägib, kuidas asjad teistmoodi on. Sellel neljapäeval andis Isamaa üle seaduse muudatuse eelnõu, mis siis võtaks ära kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel kolmandate riikide kodanikelt valimisõiguse. See on üsna pretsedenditu juhtum Euroopas, et valimisseadus pööratakse tagasi. Nüüd, kui me oleme uurinud, selgub, et ei ole see automaatselt nii, et kolmandate riikide kodanikud, kes elavad siis riigi territooriumil, saaksid endale täiendavaid õigusi. Aga Eesti seisukoht on see, ehk siis Isamaa seisukoht on see, meil on liiga suur kogukond inimesi, kes ei kavatsegi lõimuda, elavad hoopis teises kombe- ja kultuuriruumis. Ja nad tahavad kujundada meie kohalikku elu, aga kaudselt kujundavad nad ka meie põhiseadusest tulenevad presidendivalimisi. Sest kui presidendivalimised lähevad niinimetatud valijameeste vooru, siis nemad leiavad sealt ju need kohalikud omavalitsused endale valijamehed. Vastaspool räägib seda, kas nüüd me tahame näiteks 3 uusmeremaalasel võtta ära siis valimisõiguse. No mis me teha saame? Kui nii läheb, siis nii läheb. Aga me ei saa taluda jälle seda, kuidas meil on kohalikke omavalitsusi, kus eestlased on arvulises vähemuses ja kus teisest kultuuri- ja komberuumist inimesed korraldavad nende elu. Võib-olla leides neile mingid tõlkerobotid selleks, et kui nad tahavad selles kohalikus omavalitsuses eesti keeles ja eesti meeles asju ajada. See tuleb üks äärmiselt põnev arutelu, juhul kui ta läbib komisjonis esimese lugemise või juhul,
kui ta jõuab menetlusse, siis komisjonis pärast 9. maid. Me elame äärmiselt põneval ajal. Meil on iga nädal niivõrd põnev, nii et vaata YouTube'i kanalit Kruusimäe kuulutab. Tänan sind. Välismaalaste seadus, mis eelmisel nädalal laineid lõi. Minu poole on pöördunud inimesed ja küsivad, kas ma olen nüüd otseselt Ukraina sõjapõgenike vastu. Päriselt, kui te seda küsite, siis nojah küll. Eks Zeitungis ikka kirjutatakse seda, mida Zeitung tahab. Asjapult nimelt järgmine. Kui nüüd Eesti ettevõtjad, kes soovisid, et meil oleks rohkem mujalt tulnud töökäsi, nimetades neid siis kas Ukraina maasikakorjajateks või Nigeeria üliõpilasteks, aga neid oleks veel ja veel rohkem Eestisse vaja, oli tuldud välja siis sellise paberiga, mille Vabariigi Valitsus, mitte Vabariigi Valitsus, vaid Riigikogu siis komisjon otsustas jätta lihtsalt sahtlisse, et selles koosseisus me seda enam ei menetle. Ja sinna sai teha ka muudatusettepanekuid ja muudatusettepanekute tähtaeg oli minu mäletamismööda 18. november aasta 2020. Nüüd aga võttis Vabariigi Valitsus selle sama dokumendi välja, kirjutas sinna juurde hea hulga igasugust muud jama ja eeldades, et kui seal on mõtted, kuidas aidata ja abistada sõjapõgenikke, siis me ei pane tähele, milliseid sigadusi nad tegelikult sooviksid teha. Piltlikult öeldes, kui eelnevalt oli kirjas, et siis töökäed üle 1000 ei võta, siis nemad kirjutasid sisse alla 1000 me ei hakka üldse võtma. Mis puudutab aga sõjapõgenikke, ei ole seal sõna ühendit sõjapõgenik üldse välja toodud. Häbenetakse. Seal on veel üks teine oluline moment, et kuskilt oli sisse ilmunud, et 24. veebruaril algas Ukraina territooriumil konflikt. Kas see on tõesti nüüd nagu siis kokkulepe selle järgi, et üks koalitsioonierakond tahtis panna, et denatsifitseerimise erioperatsioon ja siis jõuti kuskile kokkuleppele, et no paneme siis Ukraina territooriumil konflikti. Viidati sellele, et nad räägivad ikkagi sõjalisest agressioonist, kas sõna otseselt ei olnud Venemaa sõjaline agressioon ja see hakkas tegelikult aasta 2014. Ehk siis nad ei suutnud sõjapõgenikku kui sellist välja öelda ja need tingimused ja need asjad, mis on Euroopas juba vastu võetud ja otsustatud, et igas liikmesriigis on neil võimalik siis 1 aasta ja sealt siis 2 aastat edasi saada üldistel tingimustel siis tööd. See on arusaadav. Aga see, kuidas me nüüd selle prügikasti unustatud välismaalaste seaduse keerasime veel vindi peale, see ongi see põhjus, miks Isamaa hääletas sellele vastu. Sa küsid, mis me teha saame. 10 kuud on valimisteni, mis tähendab, et selle Riigikogu koosseisuga seda välismaalaste seadust tagasi mõistlikkuse piiresse ei saa keerata. Aga ma julgen lubada ja ma luban siin, et järgmises koosseisus, kui Isamaa toetus on suurem, saadikukohti rohkem, siis see on meie püha kohus lihtsalt tagasi mõistuse piiresse keerata, sest kodakondsusseadusega ei mängita. Me ei ole sellega mänginud ja seda on tunnistanud Reformierakond, et alati, kui nemad on tahtnud muudata meie välismaalaste seadust, on nagu nui risti ees Isamaa, kes ütleb, meile meeldib kehtiv kord. Sa vaatad, Kruusimäe kuulutab ja nüüd selle nädala on kõik see kuumem teema, kuidas me keelame Georgi linti. Eesmärk iseenesest on ju kõigile üheselt arusaadav. Meie eestlased ei talu enam siin 9. mail toimuvat impeeriumimeelsete hilist volverdamist või sabatit, kus nad lähevad enda punapuusliku juurde, topivad endale kommipabereid ümber. Lasteaialapsed mässitakse mingitse Punaarmee mundritesse ja siis tullakse täiesti arusaamatutes sümbolitega ja siit kirjutakse, vähe teid veel maha lõime. Me oleme ikka väga vaksu nahaga olnud ja talunud seda oma 30 aastat.
vot nüüd aitab, sest nüüd on tegelikult arusaadav, see kurjuse impeerium Venemaa ei ole muutunud. Ja kui sa ikka tahad tulla meie hoovi peale seda huilood kiitma, siis ei ja veel kord ei. Selleks, et heausksed ullikesed ei läheks kaasa ja ei alluks provokatsioonidele, ongi mõistlikum lihtsalt vaenu õhutavad sümbolid ära keelustada. Seda on teinud Leedu, seda on teinud Läti, seda on teinud Saksamaa, seda teevad kõik riigid. Eesti oli tollel hetkel, kui Isamaa rahvuslased alustasid sellega, Baltikumi mitte vedur, vaid pidur. Ja loomulikult me soovisime, et nimekiri oleks võimalikult täpselt üles kirjutatud ja loetletud, mis seal on. Leedu läks seda teed ja tunnistab, et see ei ole hea, sest et neid sümboleid tuleb kogu aeg juurde. No küsimus on selles, kuidas üks inimhulk nähtavalt ennast visuaalselt atraktiivseks teeb. Või tuleb lihtsalt jõuliselt välja. Aga kas me kirjutame sinna sisse ka, et dressipluusid, millele selja peale on kirjutatud see Rossija või Rossija, jah. Ehk siis me ei saa kõik võimalikke neid asja lahendeid panna. Kui me kirjutame sinna Donetski ja Luganski rahvavabariigi lipud, siis me teame, et juba 2014. aastal oli Estonskaja Narodnaja Respublika lipud juba olemas ja ka Finlandia omad. Kas me kirjutame kõik asjad selle seaduse sisse või me jätame otsustamiskoha sellele, et politsei saab ise otsustada. Mina usun tegelikult politseisse. Politseijuhid ütlesid, et täna on olemas võimalik kõiki neid asju juba rakendada, aga kindlustunnet ja teadmist, mida siis kommunikeerida nendele inimestele, kes tahaksid võib-olla kas heast tahtest või lihtsalt isiklikust rumalusest olla siis provokatsiooni ohvrid ja tulla nüüd massiliselt tänavatele välja, öelda, et Eesti riigis seda enam ei sallita. Nüüd on jäänud mitmedki asjad vajaka. Sellest hetkest, kui siis Venemaa verine agressioon Ukraina rahva vastu algas 24. veebruaril, me tulime välja relvaseadusega. EKRE tuli täpselt samaga välja, et siis Vene Föderatsiooni ja Valgevene Vabariigi kodanikel lihtsalt korjatakse relvad ära ja relvaload tühistatakse, sest see relvade arv on päris suur. Sa vaatad YouTube'i kanalit Kruusimäe kuulutab. Kas Eesti keelas ära Georgi lindid ja Z-tähed või lihtsalt andis alla ja neelas selle mõrupisara alla. Sellel nädalal võttis Riigikogu vastu siis otsuse, kus siis täiendati karistusseadustikku paragrahv 151 millele muidugi Reformierakond surus juurde, et võiks ikka selle vaenukõne või vihakõne või sellega ikka panna. Jõuti sellise kompromissini. Vihakõne jäi ära, sümbolid, agressiooni õhutavad ja õigustavad, okupatsiooni põlistavad sümbolid ei ole Eesti riigis enam sallitud. Need on keelatud. Politseil on võimalus juba täna neid asju menetleda, kuid oluline on sõnum võib-olla nendele heaustsetele, kes võivad siis provokatsiooni lõksu langeda isiklikust lollusest või siis suurest avarast südamest, et Eesti riigis enam ei sallita. Sest nüüdseks on kõigil terve maailma aru saadud, et Venemaa ei pürgi mitte mingisuguse demokraatia juurde, vaid ta ülbitseb kogu aeg kõigi enda naabritega ja ei tagane ka selle eest, et pommitada ja tappa naisi, lapsi, mida iganes. See tuleb peatada. Me ei taha, et 9. maist saaks meil oma Donetsk või oma Lugansk. Selleks me peame midagi tegema. Ja koostöö erakonnade vahel oli mõistlik. Kuigi Isamaa rahvuslased soovisid ka, et nimekiri oleks pikk ja võrdlemisi täpselt välja toodud sümbolid, aga päris kõike ei saa sinna panna. Leedu on selle apsaka teinud ja nüüd nad kogu aeg seda seadust täiendavad ja täiendavad, kui palju neid tuleb. Aga neid jõuab juurde mõelda. Kujutage ette, et tulevad inimesed, kellel selja peal on lihtsalt dressipluusil see Rossija. Aga neid on võib-olla 1000. Aga meil ei ole seda seaduses sisse kirjutatud. Ehk siis usaldame politseid või nagu ma ütlesin ka Riigikogus puldist, et mind ei huvita
mis värvi see kass on ja mis selle kassi nimi on. Peaasi, et see kass püüab hiiri. Aga Isamaa rahvuslased tulid ju välja ka ohutundest. See ongi konservatiividele loomulik, alalhoidlik ja me tahame hoida seda, mis on meile kallis ja me näeme võib-olla neid ohumärke tunduvalt selgemalt. Relvalubade äravõtmine Venemaa Föderatsiooni ja siis Valgevene kodanikelt. EKRE tuli täpselt samasuguse eelnõuga. Me andsime selle sisse 21. märtsil ja nüüd sel esmaspäeval, 18. aprillil küsisime, et millal me hakkame seda ükskord menetlema. Sain vastuse, et Vabariigi Valitsus ei ole veel kujundanud seisukohta. Aga ma olin häälekas ja Vabariigi Valitsus kujundas seisukoha, mis oli üldjuhul blä, 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 blä. Ehk siis juriidilised takerdused, mille pärast eelnõud justkui ei toetata ja loomulikult vastus see, aga Vabariigi Valitsus juba tegeleb selle asjaga edasi. Ehk siis vaenu õhutavad sümbolid me saime keelatud, relvalubasid ära võtta ei saanud. Need inimesed, kes hauguvad siin meie rahva kallal, endal on ajutine või alaline elamisluba, kui ikka ei meeldi Sumadam Vaksal. Mine ja haugu seal, kui sul Eesti riigis ei meeldi. Sa ei pea siin elama. Oi, mis öeldi. Tundub, et mingi suur murrang on olnud sellepärast, et üks mingi mees Euroopas, Andrus Ansip on tal nimeks, ütles, et jaa, need, kes siin hauguvadki meie riigi vastu ja nad elavad siin elamisloaga, siis see tuleb tühistada ja riigist välja saata. Nii et huvitavad põnevad ajad.